tere hommikust jalgpallisõbrad. Tervist, jah. Täna on meil siuke lühike koosseis. Nädalavahetusel hakkab Game Week 7 pihta ja vaataks üle, mis toimunud on, mis saama hakkab ja siis mõned arutelud. Räägime elust ja olust. Täna selles mõttes koosseisude kohta nädalavahetuseks me väga palju nagu midagi uut teada ei saa. Põhimõtteliselt vaistu pealt, sest pressikonverentsid alles hakkavad ja et need saame nagu hiljem teada. Aga mis seal ikka, alustame traditsiooniliselt, vaatame liigatabel üle, mis siin toimunud on. Et kolmekesi me lühikese koosseisuga siin oleme, teistelt vaatame lihtsalt punktid üle ja endalt siis vaatame meeskonnad üle, et Sander Ludvig siin tugeva viimase koha peal endiselt, et 26 punkti siit tuli wildcardiga. Mis emotsioonid allasid seda sind? Täiesti ebaõnnestunud game'i ilmselgelt, aga selles mõttes ma usun selle meeskonna nagu jätkusuutlikkusse vähemalt, et järgnevates game weekides see meeskond võib punkte tuua. Jah, vaatan endiselt, sul on see 5. kaitseliin tugev. Jah, kallis. Ikka usud oma sellesse 5. kaitseliini. Jah. Aga aga wildcard, sa viisid Palmeri välja, et tuua Madueke sisse või? Ma viisin Palmeri välja, et tuua Luis Diaz. Luis Diaz. Jah. Jah, Madueke oli sul enne ka. Jah. Ja me muidugi kõik teame, mida Palmer tegi. Teame. Jah, selles mõttes pikka vidu ei tee, vaatame lihtsalt, mis me siin Game Week 6 tegime, et 26 punkti on tõsiasi ja karistus on käega katsutav juba, isegi et alles 6 Game Week. Aga proovid seda Johannes siin püüda, Johannes 7. kohal. 40 punkti ka wildcard tehtud. Vaata, näiteks punane on sul see meeskond. Punas usku ma olen, jah, et mingi peal ka Kaimar Saagen selles, aga jah, see oleks pidanud vana satsi, et ma ikkagi, et wildcard sai tehtud ja vana satsiga oleks päris head punktid tulnud, agagi oli see emotsiooni pealt? Ei olnud emotsiooni pealt, ma mõtlesin just, et äkki nüüd aeg on Haaland tuua, eks selle hiljaks jäi ja siis meil Game Week tood kohe Haaland ja eks ta siis kohe esimene Game Week, kus ta väravat ei löönud, nii et ma vaatan, et kas sul see wildcard oli, kui pika peale sa nagu mõtlesid selle satsi, mis sul praegu on, kui sa seda tegid, et mitu Game Weeki sa nii-öelda ette vaatasid või mitu Game Weeki planeerisid või mis su plaanid nagu edasi on? Ikka tuli vaadata seda, et ta jätkusuutlik ka oleks, et mitte siin wildcardiga free hit'i teha päris ei olnud plaan, et ma vaatan just, et tegelikult eelmine nädal ka rääkisime, et nüüd alates Game Week 7 Arsenalil hakkas nüüd Game Week 6 3 väga head mängu, Leicesteriga nad natuke põrusid just kaitsete osas, et Arsenali mehi on sul 2 ja Cityl ka tegelikult, Lewis on sul siin pingi peal, et Cityl ka tulevad head game week'id, et kas sa 3 mängija peale näiteks Arsenali City peal mõtlesid ka minna? Ja tegelikult oli kaalusin väga Martinellit tuua, muidugi oleks väga hea toomine olnud ka, vist oli väraves sistel, et aga ta sai ikkagi viimasel hetkel välja võidud, et ja kuigi tegelikult enne Game Week 6 ju Martinellit väga ei ole nagu kiidetud ja ta ei ole nagu midagi teinud ka. Peome oli hea valik. Tema sa tõid sisse nii? Jaa, kindel valik, et ja et edasised Game Weekid on ka head. Hästi. Ega muud ei ole veel, jah. Mina nüüd proovin Andersile ikka järjest lähemale jõuda. Et ma olen ainuke, kellel see Palmer on ja ainuke kahetsus on, et teda kapteniks ei pannud. Tegin uuesti nagu öeldud -4, sest minul oli see kindel plaan Saka tagasi sisse tuua. Ja et Sakat tuua, siis ma pidin Mitoma ka välja viia, et lihtsalt muidu ei olnud hinda ja ainuke, keda põhimõtteliselt sain tuua, oli ka Daama, et mul 5,1 oli, et Rogers oli 5,2 peal juba tõusnud ja et nii ta tuli. Vaatan, et Sakalt on assist maha võetud. Muidu tal oli assist ka siin. Vist oli tõesti, jah. Et
läksin suht seifi kapteni peale, et noh, nagu kõik purusime, et Kiels vist ainukesena ei purunud, et tal vist oli Salah, et väga magus oleks mul Palmer kapten olnud, aga selline ta on, et liiga tabelis on siuksed muudatused ka toimunud, Kiels tõusis 3. ja Lauri siin kihutas sinust ette. tuleb vastu teha jah, järgmine nädal. jah, aga kui nüüd Game Week 7 vaadata, mis need head mängud oleks, mis võistkondi niimoodi vaadata rohkem, keda sisse tuua? see Arsenal ja City kindlasti on ju ja Brentford kodus ka Woolsi vastu, ma arvan, et tuli oma ära, et ja, et kui me just vaatamegi ainult Game Week 7, isegi mitte sinna pikemat plaani, et no Arsenal kindlasti on ju, et siin võib olla isegi mõelda double kaitsjate peale, kellel raha on, et rünnakus noh, nüüd Havertz või Trossard, nad noh, nüüd Champions League'is, kellega mängis PSG-ga, siis oli Havertz jälle Odegaardi koha peal. Leicesteri vastu vist oli Havertz oma tavapärasel kohal. Mis Ludvig sina siit välja näed? No mina Manu fännina ikkagi Aston Villa ja Manu mängu. Et Aston Villas sealt mehi tuua sisse ja Manule? Ei, mitte selles mõttes, et kuna küsimus oli, et millised on niisugused head mängud. Nagu head mängud fantasy mõttes, mitte head mängud selleks, et saame kokku võtta mõõlut ja vaatame mängu. No, jah. Villal on ikkagi tulemas kerge game week ikkagi. Pigem on Villal kerge game week. Pigem on Villal jah, kerge game week, aga jah, ma ütleks need, mis võib-olla Johannes nimetas ka võib-olla. Villa puhul võib-olla nüüd järjest vähem vaadata kaitseid, et Villa ju tegelikult clean sheet'i nagu üldse ei hoia, et nad on täpselt siuksed, et vahet ei ole palju te meile lööte, me lööme rohkem, Bayern ka nüüd, Bayern vastu tuli clean sheet'i euromängus on ju, aga Tiili on näidanud, et kui ta punkte toob, siis ta toob assisti pealt või midagi, aga eks see on ka haruldane, et võib-olla ikka sukest odavat keskvälja meest vaadata, et Rodgers on nüüd saanud vaikselt selle paugu lahti. Spursis, kui Van de Beek võtta näiteks, vist Välepoiss, kes Van de Ven tähendab jah, et see, kes seal terve Manu satsi üle jooksis, tema on odav ja Spursis mängib, nii et ja Spursis on selles mõttes, no siis on pigem see pikem plaan, et Brightoni vastu võrsil või Brighton on ju tugev jah. Aga kas Van de Ven selles mõttes, ta oli vigastatud vist pikka aega või? Ei olnud. Et ta need minutid ju ei ole tegelikult nagu väga head olnud või ma eksin? Ma ei tea, minu arust sa eksid, aga ma ei ole ka nüüd 100% kindel. Ta oli mul päris pikka aega, aga just eelmine game week ma minema viisin. Üks mäng on vahel jäetud. Jah, selles mõttes ta on minul ka ikkagi silma jäänud, et just hinna poolest ka ja et kui vaadata pikem plaani, siis on väga head mängud tulemas, aga jällegi Spurs on Spurs on ju. Manu vastu võõrsil, see ei näita midagi, Manu vastu võtavad siin kõik punkti järjest. Nii ta on. Chelsea puhul, Chelsea on ka siuke, et üks mäng saavad 0-2 ja siis teine mäng 7-2 võidavad, et seal ma arvan on ainult 2 nime, kelle poole nagu vaadata, et Palmer ja Jackson. Et kui võrrelda Sakat ja Palmerit, siis mõlemad on samas hinnaklassis, et Palmer on pigem siuke, kes toob neid kahekohalisi, aga Saka on jällegi see, kes kindlasti iga mäng mingit punkti toob, kas või üks assist, aga Palmer, et ma arvan, et kui Chelsea lööb värava, siis Palmer sellega seotud on. Sakal oli just vist mingi käsil siin mingi see assistide mingi striik, et iga mäng üks assist. No nüüd jah, Leicesteri vastu võeti ikka nagu maha. Ma arvan, et see 7. game week võiks olla, sa ütlesid ka vist West Ham? Et Bowenist on nagu hästi mööda vaadatud, et võib-olla kuidas
Bowenil läinud on ta oli seal juba Sushika all. ega ta jah, ega ta väga nagu Värava on jooksis ja, hästi. jah, on ja nagu ei ole. Samas kui nagu nädalavahetustati ja vaadata skoore, siis on tema nimi nagu rohkem jäänud silma, aga Oleneb mis see hind tal on, et kas ta on nüüd siin väärt. jah, võib-olla Ipswich vastab küll Krug ikkagi sisse tuua tagasi. Näiteks. Aga jah, pikas plaanis pigem mitte, et siin tuleb Spurs away jälle. Noh, Manu kodus, see on väga hea. City muidugi, seal on kindel laks. Fulham on ka tegelikult ikka tambaid näidanud see hooaeg, et ega siin kergelt ei tule, aga noh, City kodus samas jälle, et vaatame. aga mis te Manu puhul arvate, et kas te usute, et Manu nagu langeb veel sügavamasse kriisi või no selles mõttes kaotuste hädasse või võivad nad sellest nagu välja hakata tulema ikkagi? Eks nad mingi aeg kindlasti välja tulevad, aga ma arvan, nende koht see hooaeg on seal 10-11. Okei. Liiga kõva see nende jaoks ikkagi. Jah. Et siin top 4 või kuhu top 6 jõuda. Aga kui võtame kapteni valiku, et keda kapteniks panna, isegi kui sul seda mängijat ei ole, siis kes need top 3 kaptenid oleksid altpoolt üles siis? Arsenalis keegi kindlasti Saka näiteks või Havertz näiteks. Või miks mitte isegi Gabriel või Saliba võtta panna seal näiteks. Jah, tegelikult Arsenal nagu clean sheet hoiab, aga noh, lihtsalt selle vastu läks näepoks, aga et nii-öelda kolmas valik oleks siis nii-öelda Arsenalis keegi või? No, Siuke safe Saka, et 2 punkti kahekohalisi ta ei too, aga ta toob selle ühe assist ära. No safe Saka või siis safe Haaland minna Man City peale alati safe, aga just see kolmas pikk. Kolmas pikk, no äkki on siis Chelsea's Palmer kui on võtta, on ju. Siuke veits riski. Veits riski, aga noh. Kui toob, siis toob magusalt. Nottinghami Foresti vastu kodus, et noh. Ludvig, top 3. Jah, see küsimus oli eelmine game week ka minu mäletamist mööda. Oli tõesti? No ma võtaks enda meeskonna järgi siis näiteks, kui võib praeguse nii-öelda, mis mul meeskond kokku pandud on. Ehk siis top 3 kolmas oleks, ma arvan, Alexander Arnold näiteks. Pärast vastu võrsin, jah? Jah. Siis Rahu, ma tahaks ka sõna sekku öelda. Ahah, okei. Noh, tegelikult neid kapteni valikuid oleks see game week päris palju, aga ma arvan, et ma top 3 võtaksin Watkinsi Manu vastu. See on hea mõte tõesti. See jäi natuke kahe silma vahele praegu hetkel. Jah, et mul pigem, ma olen väga kahe vahel selle, Arsenal on väga magus mäng, aga seal kõik nagu löövad, et seal on nagu keeruline. Aga top 2? Top 2 äkki minu meeskonnast siis Nicholas Jackson näiteks. Nii. Johannes? Kas ma ära räägin? Me rääkisime top 3-st ainult. Mis top 3-st? Nagu ainult see kolmas pikk. Nagu kes oleks top 3 kõige parem kapten järgmises game'iks. Nüüd on top 2. Nüüd on top 2, jah. Kes on nagu teine oleks siis? Äkki Mbuemo toob ka ära ikkagi Brentfordi vastu seal või selle Fulsi vastu kodus, et ta on ka nagu. Aga kelle sa kolmandaks ütlesid? Arsenalist siis kedagi? Saka, jah. Et kas sa pigem paneksid siis Mbuemo enne Sakat kapteniks? See on nii 50-50, ma ei tea, et see võib-olla see emotsiooni pealt, kui see panemiseks läheb tol hetkel, et siis nagu tuleb see otsus, aga hetkel ma ei oska öelda, et mis. Samas Wolves läbi käi koha küll. Tegelikult küll, jah. Ja noh, kes Brentfordis nagu väravaid lööb ongi Mbuemo. Ma arvan, et minul see top 2 on Palmer üle Saka. Mul Saka jääb välja. Tegelikult küll, jah, ma arvan sama. Ja
top 1, ma arvan, et siin on top 1 on üks valik, ma arvan. Haaland. Jah. Et Haaland, ma usun, et Ullemi vastu nagu kindlasti lööb. Kas just kindlasti, aga suure tõenäosusega. Tõenäoliselt. Kindlasti ma ütleks tõenäoliselt. Jah. Kas nüüd, kui meil olid nüüd euromängud ära, arvestades, kui sealt tuli nagu mingid vigastusi, minu teada midagi suurt nagu ei tulnud, kas euromänge vaadates midagi teie satsides või mõtetes muutub ka, noh, kui palju, mis mänge nagu vaatasite, keda nagu rohkem jälgida või? Pigem mitte, et midagi paremat pilti võib-olla, no Marcus Rashford, see eilne mäng Porto vastu esimene poolaeg oli, ma arvan, et hooaja parim, et äkki ta hakkab seda vormi koguma vaikselt, et äkki tema poole vaadata, aga rohkem nagu silma ei paistnud keegi otseselt, et Arsenal mängis nii nagu Arsenal ikka PSG vastu. Just. Kus seal, noh, Cityl suurt vastust väga ei olnud, pigem oli seal see mänguminutite asi, et nüüd vist Foden mängis ja noh, seda Pep Rouletti nagu ei tea. Ludvig, kas sul tuli? No mul ka ja seda eilset Euroopa Liiga mängu vaadates nagu Marcus Rashford ka, aga jällegi noh, tema vorm on ka siuke, pigem ma ei tea, ma ütleks, noh, ta nagu läheks tõusu teel vahepeal, aga ma ütleks pigem kõikuv või siuke. Eks see Manu ongis kõikuv asi, et seal kindlalt ei ole midagi. Aga kui nüüd me teame, et see aasta tuleb 2 double game week'i, et selles mõttes varasematest aastast natuke vähem, 1 või 2 vähem. Aga meil on chippe, nüüd tuleb 4 kokku, eks? Et põhimõtteliselt bench boost on põhimõtteliselt meil siis, kui on double game week, on ju? Triple captain on double game week ja free hit on siis, kui on see blank game week. Põhimõtteliselt, noh, üldpildis, loogiliselt võttes. Et kui palju nüüd see mystery chip, mis nüüd juurde tuleb, kui me mõtleme näiteks, et see mystery chip on mõeldud double game week'i jaoks. Eks meil on 3 chip'i, mis on double game week, aga meil tuleb 2 double game week'i. Et kui palju see muudab näiteks teie plaane, mis nagu double game week'ide chip'idest teile olulisem on, kas nagu triple captain või bench boost, et kumb nagu loogiliselt võttes teie jaoks rohkem punkte annab, et millised chip'id te kasutaksite ilma selle double game week'it ära? Kuidas see nagu muudab või paneb teid mõtlema? Noh, triple captain on alati loto natuke iga aasta olnud, et võib-olla ma isegi kahetsen tegelikult, et ma Haalandit ei võtnud varem ja oleks Ipswichi peale ära pannud tegelikult. Aga nüüd mõelda, et äkki jah, ma ei tea, et see, kui kõik lähevad siin double game week'il seda triple captainit panema, et äkki seda uurida, äkki varem seda ära kasutada kellegi peale, et kuidagi nagu, kuna ma olen siin eelviimane hetkel, et siis kuskilt peab selle riski leidma, et äkki see triple captain kuskil siin single game week'i peale panna on õige lükke hetkel, et aga see tuleb jällegi analüüsida siin natuke. Aga kas see risk, noh, see oleks ilmselge risk, aga kas see risk, kas sa julged nagu riskida enne seda mystery chip'i ära, enne kui me saame teada, mis see mystery chip on? Ma arvan, et võib ka seda enne mystery chip'i riskida, et oleneb jah, mis need game week'id on, et ma ei ole nii täpselt vaadanud, et mis seda enne ja pärast seda mystery chip'i toimub, aga jah, seda tuleb vaadata kindlasti. Mis Ludvig? No minu puhul on see nagu, et ma ei, noh, kui ma esimest hooaega sain kaasa, et siis ma nagu, noh, kogemus tegelikult puudub nende osas varasemast, et aus olles aga see triple captain ma ei tea, mis see nagu täpselt või mis. Kolmekordistab kapteni punktid, okei, et
bench boost on siis nagu bench boost on see, et sa saad kõik punktid kätte, mis pingile jääb. okei. Siis ma arvan, et mina kasutaksin selle triple captain'i ka mingisuguse nii-öelda single game week'i peale ära ilmselt. Et äkki mõni, nojah, see on jälle nii nii-öelda, selle üle võib arutada, aga ma arvan, et näiteks noh, kui mul on Haaland on kapten, siis mõni selline game week, kus võib nagu noh, City vaatevinklist palju väravaid tulla näiteks. üldiselt see no ma mõtlen siis mitte ainult nagu just Haalandi nii-öelda noh, ründe vaatevinklist selles mõttes. see on väga loogiline lähenemine. ja et kui näiteks Southamptoni vastu kodus mängivad, et siis ma arvan, et võib-olla on mäng nagu kuhu vaadata. Aga ma arvan, et ma tulen teiega selles mõttes sama paati, et eeldusel, et Mr. Chip tuleb double game week'i põhimõttega, siis ma arvan, et minul oleks ka triple captain single game week ja bench boost pigem double game week. Just, et võib-olla siin veel see Ipswich võõrsil mängida, et äkki seal, noh, ei tea, millal see toimub muidugi, et jah, kurat, Ipswich võõrsil pähkel. tegelikult on jah. Vaadates, mis nad kodus tegid nendega, siis noh, ma ei tea, vaatame. jah, aga kumma te valiksite, Kulusevski või Brennan Johnson? Arvestades mänguminuteid, rolli, hinda. Vaatan neid minuteid praegu, et Brendan vist täismängumees ei ole päris, aga et ma ei tea, Kulusevski minuteid võrreldes. Aga 2 väravat, 2 assisti, see on nii, noh, kui ma nüüd puusalt pean ütlema, siis Brennan Johnson, aga ja vaadates ka karikamängud, euromängud, kuidas nad mängivad mõlemad ja mis rollid on ju. Aga Kulusevski on vist jah, ta saab natuke rohkem koormust ka, et kui ta on rohkem minuteid mängib ja siis käib veel Rootsist mängimas võib-olla, et siis ja arvestades ka seda, et Solanke on tagasi. Solanke on ka veel tagasi, et hea küsimus tõesti jah. Et kas Brennan jätab oma koha alles, kui siin Solanke nüüd naaseb, et kas, mis see lähenemine on Spursil, et ma ei olegi nüüd kursis siin, et ja et noh, game week'id tegelikult on täitsa okeid ka tulemas, et võib-olla on kumbki nagu siuke, keda võtta, et kui võttagi, et siis Ludvig, kelle sa võtaksid, Johnson või Kulusevski? mina võtaks mängu aja järgi pigem ikkagi selles mõttes, et kui Kulusevski vist mängib rohkem on ju. jaa, aga Kulusevski roll on ju tegelikult praegu sügavamal mängida, et ta noh, võrreldes eelmise hooaega ta ei ole see, kes nii-öelda sealt teravust võtab ja teeb ja lööb. Et pigem nagu see roll on Johnsonile jäetud, aga jah, Johnson mängib vähem. Et hinnaklassi vahe, noh, Kulusevski on nüüd 0,2 milli odavam. Et selles mõttes väga võrdsed hinnad. Et noh, okei, Manu vastu pani Johnson selle tap-in'i, aga jah, vaadates euromänge ja kõik, et koormus tegelikult on, ma arvan, suht nagu jaotatud. Aga mõlemal on jah, omad riskid. Johnson ei saa täismänge, aga ta vist on väravale ohtlikum natuke praegu. Tundub, et ei jõuame selle minutitega oma ära ikkagi, et võib-olla oleks stabiilsem valik jah tõesti Johnsonit, kui võtta nende koha vahel, et Kulusevski tõesti võib-olla ei ole nii ründav, et jah, et kui nad mõlemad alustavad, noh, me näeme, et Johnson on 6 mängust 5 alustanud, Kulu on kõik mängud alustanud, aga kui nad ongi koos, siis pigem Kulu mängib seal rohkem keskvälja peal, aga noh, see oli muidugi ka siis, kui tähendab, kui Solanket ei olnud, siis ta vist oli Kulu kõrgemal, aga nüüd kui 2 mängu vist on olnud, et siis on Kulu nagu madalamal olnud.
kas Palmer peaks olema teil satsis? no tegelikult oli juba su toe alguses selge, et tegelikult peaks olema, aga ta hinnaklass on lihtsalt siuke ja vaadates Chelsea nagu stabiilsus, siis mul jäi ta välja, aga noh, jällegi peab natuke nagu, kuidas öelda nüüd, kahetsema jah, et teda ei toodud jällegi, et noh, mees on siin jah, Palmer on Palmer ikkagi, et teeb oma ära alati. Ludvig? Mina just see nii-öelda noh, et ma eelmine game selle wildcardiga ta välja hõisin, oli nagu väga no kuidagi oleks pidanud ta jätma, et noh, tagantjärgi on muidugi hea targutada niimoodi, aga jah, et väga nagu kahetsusväärne, et ei saanud satsi jätta seda. Nüüd noh, hinnaklassi vaadateski, siis tegelikult ta jääb sinna Saka hinnaklassi, et kui te peaksite valima, kas Saka või Palmer, siis kui ma te võtaksite, arvestades ka neid mänge, mis praegu nagu tulemas on, et noh, ega kummagil tegelikult nagu väga ei tule, Saka nüüd järgmised 2 tükki on veel nagu siuksed head, siis tuleb 3 rasket on ju, et see on okei. Ma ei tea, hetkel võtaks Palmeri, kui vaadates noh, võib-olla see kui emotsiooni pealt öeldud, et siin kui siin selle West Hami ja Brightoni vastu sai nagu 5 väravat 2 mängu peale, et siis Ludvig, Saka või Palmer? Mina ütleks, no okei jah, hinnaklass on ikkagi no sarnane ja noh sarnane jah, aga mina ikkagi mina ütleks Palmeri. Ma võtaks ka Palmeri ja ma arvan just nagu sellepärast ka, et nagu ma enne ütlesin, et noh, põhimõtteliselt iga värav, mis Chelsea lööb, Palmer on sellega seotud ja Palmer on nagu tõestanud ka, et noh, vahet ei ole, kas nad saavad pähe, aga ta suurte meeskondade vastu lööb ka väravaid. Et no isegi kui Saka on siuke, nagu Anders ütleb, honest work, siis Palmer ikkagi toob nagu 2-kohalised punkte ka. Palmer on väga stabiilne, vaadata nagu mingi Haalandi tasemel stabiilsus juba võib-olla isegi, et jah, Palmeril on 6 väravat ja Haalandil on siis 10. 0 assisti Haalandil jah, et täpp inimeest on. jah, et selles mõttes väravad, millega nagu seotud on, siis on sama, et Palmeril on 4 assistiga juures, et just. Aga nüüd Lewis või Guardiol? No kui saaks arvestades jah, rolle, minuteid, Walkerit arvestades, et Rodri on väljas, kõike nagu arvestades hinda. Kõike seda arvestades võib-olla isegi nagu peaks valima, siis Guardiol on võib-olla stabiilsem ja natuke väravalaotlikum. Ja noh, Rico Lewis, ma ei tea, kas ta ikkagi võib sattuda sinna nagu sellesse Pepi nii-öelda karnevali, et kes sinna mängima läheb, et ma natuke kardan iga game week, et kui mul Rico Lewis on, noh see game week ma teda tõin, et kas ta ikkagi satub sinna pingi peale, kui ta on mängus, et seal on natuke see hirm, et Guardioli pealt rohkem seda hirmu on natuke vähem, et selles mõttes Guardiol on turvalisem valik, natuke kallim valik muidugi, aga kõiki nagu asjaolusid arvestades, siis ma arvan, et Guardiol oleks õige valik. Ludvig? jah, mina tõin ka see game week tõin selle Rico Lewisi, aga siis ma kaalusin seal 2 vahel, et kumma ma tooks, kas siis selle Guardioli või Lewisi, aga kuna mul ei jätkunud nagu piisavalt nii-öelda seda budgetit, siis ma tõin Lewisi, et küll aga
natuke 5 punkti rohkem. No eks see värava eest enda tuli. Mina, aga pigem Guardiol või? Pigem oleks ma Guardioli võtnud jah, aga kuna mul budgetit ei jätkunud, siis ma ei saanud võtta teda. Ei, see isegi ei ole nagu ära võtta arvesse oma budgetit ega midagi, vaid üleüldse kumma sa nagu võtaksid. Jaa, Guardioli ikka. Okay. Ma selles mõttes astuks teise paati. Nüüd astuksin, vaadates 6. ja 5. mängu, kus oli siis no Arsenali vastu oli Volker, Newca vastu oli ka, on mul õigus? Pigem on õigus, ma arvan. Kas ta midagi tegi ka? Okei, et pigem analüütikud või ma ei tea, eksperdid või spetsialistid vahet ei ole, kes aga ütlevad ka, et nagu mõlemas mängus Volker pigem põrus juba teist hooaega, ta ei ole enam nagu see, et ta on kiire, aga ta ei ole enam see Volker. Et ma arvan, et Volker saab vähem mänguaega jälle, ehk siis Lewis läheb tema kohale. Kui Lewis oli siis fullback Guardioliga, siis oli Lewis see, kes siis liikus sinna keskväljale. Kui Volker oli sees, Lewis alustas Rodri kohal, siis ta nagu oli, ta juba oli seal, siis ta mängis madalamal. Ja kui Volker oli sees, siis Guardiol tõusis sinna üles, left vingi kohale siis. Siis oleks Guardiol minul ka. Nii kaua, kuni Volker on põhimängija, siis Guardiol on nagu väga hea, siis ta roll on nagu see teine. Aga nüüd vaadateski 2 viimast mängu, siis ma arvan, et Volker ei saa nii palju mänguaega enam, et pigem pannakse, see on jälle arvamus, ma arvan, et Lewis pannakse fullbacki kohale tagasi ja kui ta on fullbacki koha peal, siis ta tõuseb sinna number 6-st kõrgemal sinna 80 kohale. Ja sellepärast ma võtaksin nüüd pigem Lewise. Ja Lewise hindaga arvestades jah, siis ta on kõvasti odav. Ma arvan, et see roll läheb selleks tagasi, mis ta oli siis, kui Volker vist oli veel, oli üldse vigastatud või miks ta ei mänginud alguses? Ei oskagi öelda. Pigem oli vigastatud, ma arvan ikka. Ja, et ma arvan, et Lewis saab järjest rohkem seda positsiooni rohkem ja siis ta on nagu selles mõttes ohtlikum ka. Hästi. No nii, jalgpalli teadmiste aeg. Täna on lihtne, 1 versus 1. Alustame esimese mänguga, et peate ära arvama mängija tema siis karjääri teekonna järgi, et transferid siis. Ja kumb enne ütleb, see saab punkti ja võitjale siis kaotaja poolt soe käeviigistus ja aplaus. Aga jah, teile hakkab pihta. Jah, esimene mängija ja läks Kevin De Bruyne. väga kiirelt vastas sulle. Inimene need teinud. Suurepärane, 1-0 Ludvigule, järgmine mängija. Leverkusen, Chelsea, Arsenal. Kes see nüüd seal Chelsea? Sterling. Vale vastus, Sterlingul on Liverpoolis praegu. Kes on Liverpoolis? Sterling. Ei ole Liverpoolis, Arsenalis. Või tähendab Arsenalis, sorry. Tähendab, tal on Liverpool siin peaks vahel olema. Peaks olema jah. Okay. Kes veel seal meil on, kes seal on? No üldiselt see teekond, kust alustatakse, sellest riigist on pärit. Just, aga ma mõtlengi selle peale, kus ta nüüd siis, et kas see on tegevmängija või... See on tegev praegu, jah. Tegev. Üldse ei tule praegu. 5, 4. Havertz. Kai Havertz on õige vastus, 1-1. Okay. Järgmine mängija. See on natuke keerulisem. Et kindlad klubid siin võiksid ära anda. Kes jälgib jalgpalli rohkem, kes vähem. Just. Nii palju ma võin öelda, et
siin ei anna esimene klubi riiki ära. Et ta ei ole Inglismaalt pärit, vaid pigem on ta sealt pärist, kus ta oma karjääri lõpetab. Aha, okei. Siis on see. Ja ma ei ole kindel, kas ta hetkel mängib. Ma arvan, et ta mängib. Kas võib küsida ühte asja, et kas see nii-öelda kuninga krooniga klubi on Real Betis? Jah. Okei. Kes see siin on siis? Arsenalis ja Barcelonas. Ta alustas teekonda Barcelona akadeemiast. Et siin ei pruugi olla nagu kogu teekond, vaid need klubid, mis võiksid siis ära anda. 2 Real Betist Sporting. Barcelona akadeemias alustas teekonda. Jah, hispaanlane. Oleks see viib Barcelona seal viimasel kohal, siis ma oleks Chesney läinud, aga Juve on ka Juvelised jah. Paneme taimeri ka. Kas see on, okei, ma ütlen Joaquin. Ei ole? Ei ole, okay. Aga okei pakkumine. Teeb Real Betise legend. 3, 2. Õsil. Ei tea. Hector Bellerin. Muidugi. Ei oleks ära arvanud. See läks meelest. Olgu, et mängijad tean ja olen kuulnud, aga Nii, skoor on 1-1 endiselt, järgmine mängija. Coutinho on õige vastas. 2-1. Järgmine. Ronaldo. Pogba. Mis sa ütlesid? Ronaldo. Kaks korda juuasse. Hästi. 3-1. Järgmine. Lukaku. Ei ole Lukaku. See on keeruline. Lukastinja ei ole. Ei ole Lukastinja. Peab pigem veel rohkem minevikku vaatama. Ma arvan, et ta vist mängib, aga ta on vana. Vanamees. Äkki on siis Rooney? Ei ole Rooney. Ei ole Rooney. Irooniliselt on ta vana, aga nimi on ta noor. Ashley Young. 4-1. Järgmine mängija. Ragnar Klavan. 4-2. On õigus. Õigus, jah. Järgmine mängija. Tema enam ei mängi. Chelsea, ma võin öelda, et Chelsea oli ta see klubi, kus ta nagu oli ja legendi staatusega sai. Nii mõnelgi erineval põhjusel. Oota, tema ei mängi enam, ne? Tema ei mängi enam. Ma arvan, et ta on kuskil Kontise juures äkki oli treener. Või treenerid pigem teeb. Et pigem seda Chelsea poolt vaadata. Ma pakun Ashley Cole. Ei ole. Okay. Rocco ei ole. Ei ole Rocco ka. Et siia ta läks pigem karjääri lõpetama. Aston Villasse. Mis rahvusest mees on, oskad öelda? No terve elu Inglismaa mänginud, et siis on pigem inglane. Et legendi staatus on tal nii mängijana, äparduste suhtes oli siuke mingi aeg siuke meem ja kombeks on tal ka meeskonnakaaslase naistega kudrutada. John Terry. John Terry on õige vastus. Rodri järsku nii kiireks. 4-3. Järgmine. Oota nüüd. Hetkel mängib. Ja Liverpoolis mängib. Chiesa, jah. Chiesa. 5-3. Jah. Järgmine. Sai läbi. Ehk siis 5-3. Ma hakkasin veel mõtlema. Johannes. Jälle Kevin De Bruyne. Jah, 5-3 ja kaotajalt muidugi soe käepigistus ja Aitäh. aplaus ka, palun. Täname. Jalgpalli alias. Johannes hakkab seletama sõna, Ludvig peab ära arvama, minut aega on aega.
4 punkti on võimalik saada, vaatame mitu saavad. Tähelepanu, valmis olla, läks. Diogo Jotal juhtub seda hästi palju. Vigastus. Õige. Siis see Tammek number 1. Tristan Koskor. Ei. See on see, mis ta, vaatan, kombinatsioon, noh, tuleb sealt. Tõstab käe ülesse. Suruseis. Ei, nagu see, kes... Nurgalöök. Õige. Ei ole õige. Vaheta teine sõna ära. Selle, mis seal asetseb seal. Nurk. Nurga... Lehvib seal. Nurgalipp. Just. 10 sekundit. Nii, siis on see, kus ultrad on. Ultrad on seal. Aeg. Väga okei. 2-4. 2-4, jah. Kiiremini vastata. Teil on 1 minut aega. No jah, aga ma... Väga head seletused olid. See tegelikult mitte ei ole seal väljaku peal, kus fännid on. Fännid soovile 3 sõna. Vaid see on seal staadionist väljas, vaata see fännid, kus need tegevusi tehakse neile. See on tegelikult see, jah. Okay. Aga ma arvan, et see, kuidas ta sees, et ma arvan, et ta oleks selle sõnani jõudnud selle kaudu küll. Okei. Ma ei tea, kas sa tead, mis ultrad tähendab? Ma huvi pärast Ultrad. Andnud tead, mis ultrad on. Okei. Ma huvi pärast lähen teada, kuidas sa seda viimast seletud talle. Okei. Vasta kiiresti. Seal, nii. Finaal. Suur finaal. Fuck. Ma ei vaadanud neid sõnu, tere. Oota, ma proovin vasti seletada. Legend. Ja... Legend. Bauti. Rinda. Legend Bauti rinda. Zidane. Mis ta, jah. Zinedine Zidane. Jah, no. Aga mis veel edasi läheb? Mis ta tegi? Pealöök. Jah, saanud. Väga hea. Nii, ja rollid on vahetunud. Ludvig proovib siis Johannesele seletada. Minut aega on aega. 4 punkti võimalik saada. Ja aeg läheb käima nüüd. Mustanahaline. Lukaku. Tropka. Thierry Henry. Kurat, anna. Mõtle järgmine. Okei. Kas ma võin näidata ka niimoodi? Ei või? No näita. Ajaks, Anneli ajaks. Ei. Naine. No mis see on? Embleem. No, see läheb samalt. See ongi täpselt logo. Jah, sobib. Nii, okei. 15 sekundit. Muisamaa. Hümn. Jah. Hümni laulma. Jah. Sobib. Aeg. Seleta viimane ka ära. Ja saite 2 tükki jälle, jah. Kui meeskond on... Kuidas ma seletan seda, noh? Nii raske on seletada, kui midagi nagu... Kui mina juhin 1-0, aga sina... Ja siis? Mina juhin sind 1-0, aga sul on vaja kindlasti punkt saada. Vastus ei. Siis sa... Ei, siis sa teed mida, et punkt saada? Ründan. Mis sul on vaja, mis sul on nagu reeglite päraselt vaja teha, et millal sa punkti saad? Värav. Nii, siis on seis 1-1. Viik. Nii, ehk sa tegid mida? Viigistama. Jah, õige.
proovin seda esimest ka aidata. no see mustanahaline ei no see on see on ainuke mis sa ütlesid jah mustanahaline mängija nii aga Kukehari Patelli no jaa ma mõtlesin ka seda kuidas ma ütlen seda ma nagu kas Kukehari jah Villu Tamme jah mustanahaline Villu Tamme olemas nii viimane mäng minu poolt mängu nimi on Football Link ehk me peame linkima siis meeskonna mängijaga teate küll oleme mänginud alustame näiteks teil on siin Eesti klubid mul on Barcelona võt alustame Lionel Messi Argentiina ütleme siis näiteks Martínez Lautaro Martínez jah Inter Diego Milito Real Madrid mängis või? ei mänginud Real Madridis ei mänginud Diego Milito ei mänginud oi sa oled ikka rahu oi jumal kes see Diego Milito Argentiina legend ründaja teate mis me teeme asju huvitavaks see kes kaotab see hakkab padjaga saama Diego Milito jaa Argentiina legend esimene oli proovide mäng mis te saite padjad ma ei saanud no sa kaotasid esimese millal nõrgem lüli leitud okei Johannes ütleb esimese mängija või klubi Liverpool Salah Egiptus oota kes see seal Arsenalis mängis seal see 5 oota mis sa ütlesid Egiptus jah 3 2 1 4 oli see jaa oli 4 jah no saad alustada jälle siis ütleme pane ikka täie Manchester City Haaland Norra Odegaard Arsenal Parti Toomas Partey jah jah Toomas Parti mis ma ütlen selle peale ma isegi ei tea kus ta mängib või kus koondis te teate kus ta mänginud on ütle meie klubi te teate kus ta mänginud mina tean muidugi sa tead FIFA spetsialist mingi Aafrika on ju Toomas Parti liigas ka mänginud Aafrika koondis aga vist aga ma ei tea Petis ma olen kõige halvema koha peal sa oled hädine jah mis hädine ma olen sa ütled kuradi Messi ta ütleb Barcelona ma pean ütlema no Barcelona mingi Parti ütleb mulle noh Toomas paneb Atletic Madrid aa no Ja siin vist sa on- teadsid või ei ma ei teadnud koondist ma ei Keegi ei teadnud tea. aga lihtsalt ma Ghana äkki või võib-olla jah aga mul tuli ta kõige esimesena nagu noh silme Okei. ette nii Johannes saad alustada jälle kas ma nüüd Tammeka Tristan Koskor Eesti koondis Eesti meeste koondis Sapinen Flora Miller jah Tammeka sama ei või mis ei või see mis on olnud seda ei või kus ta mängib veel Flora Tammeka Eesti koondise aa Välismaal see kuskil oli on, see oli Shamrock Roversis oli või ma ei tea ma ei ole kindel aga võib-olla oli Lillander on või ja mõtlesin suvalt ei ole kus kohas Shamrock Roversis või jah ma ei tea ma ei ole kindel ma ka ei tea noh mis siis saab Lodiga alusta uut mängu okei paneme ühe padja siia teise siia vaata siis saab juhka võtta kohe ütleme jah nii alusta
ütleme Manchester United ja Christian Eriksen. Üks ainult. Manchester United siis. Noh, Eriksen siis. Ma ütlen Tottenham. Kulusevski. Rootsi. Isak. Newcastle. Barnes. Inglismaa. Rashford. Manchester United ütleme see öelda, on ju. Ei jah, ta ütles alguses Mono. Aga kui ei ole rohkem öelda midagi. Siis on Inglismaa väli juba. Inglismaa U19. Ei no tema ei ole, no okei, me ei tea. Jaa, aga me peamegi tegema teiste jaoks raskeks selle, et ta ei saakski öelda. Aga kui ei ole enam variante. Jah, siis on töö hästi tehtud. Siis ma saan tappa. Jah. Aia! Tule, aia! Kurat küll. Saad alustada jälle. Soome. Hradetski. See Bayer Leverkusen. Saka. Arsenal. Kai Havertz. Chelsea. Nicholas Jackson. Ghana. Mis kondi siis on? Ei ole või? Nicholas Jackson Ghana. Ei ole. Senegal minu arust. Või kuskilt sealt. Isegi kui on, siis võta ikka. Kurat, õigus jah, koondist ka ma mõtlesin, et ma lähen klubi peale, et ei tea, sa tead, mis klubist ta tuli või? Ei. Villa Realist minu arust. Aga kus koondist ta on siis? Senegal äkki või? No Aafrika koondis, aga minu arust on Ghana ikkagi. Ma ei tea, ma ütlesin Ghana. See on see Ghana, sa ütlesid tõepoolest Ghana. Ei no. Ma ei suuta Ghana. Minu arust ka ei ole. Nicholas Jackson võib-olla siuke Ameerika. Senegal. Okei, see on ikkagi õige. Nii, palun alusta. Ütleme Man City. Ütleme Šveitsi. Bernardo Silva. Portugal. Cristiano Ronaldo. Juventus. Rabiot. Prantsusmaa. Siis ütleme N'Golo Kante. Al-Hilal. See Ma ei tea. Ma võisin Kantega Al-Hilaliga mööda ka panna tegelikult. ei, ma mõtlesingi, et äkki oli muu mõist. Al-Ittihad oli hoopis. No vahet ei Pääsesin. Läbi läks jah. Pääsesin. Al-Ittihadis vist on Benzema. vist jah. Saab Kantega koos. Ja siis Al-Nasris on Ronaldo on ju. Nii. Teeme ühe mängu veel. Alusta. Võtame Bayern München. Harry Kane. Tottenham. See kas võib öelda neid, kes on mänginud ka või? Jah. Või Jaa. Hugo Lloris. Prantsusmaa. Kylian Mbappé. Real Madrid. Siis võtame näiteks Courtois. Athletic Madrid. Koke. Kes see? Koke. Brasiilia. Kurat küll. Nii kuradi, mis lambiseid nimesid? Koke on Hispaania. Hispaania jah. Hästi. Loodame, et teile meeldis. Selleks korras kõik. Kohtume peagi. Vaatame need pressikonverentsid üle. Nägemist. Ja väga.
kõike mõnusat. jah, aga olge mõnusad.